Kui me täna kuuleme sõna Iraan, siis mõtleme sageli tuumaprogrammile. Protestid, sõda ja konfliktid teiste riikidega tulevad meile pähe, kuid tegelikult neile, kes ei tea, ei alanud Iraani lugu usulisest valitsusest. Enne islami saabumist olid selles piirkonnas juba suured kuningriigid. Nende hulka kuulus Pärsia impeerium, mis valitses kunagi tohutut ala Kesk-Aasiast kuni Euroopa ja Aafrika osadeni. Seega, et mõista, miks Iraan ei usalda teisi riike, peame tagasi minema aega, mil iraanlased hakkasid järk-järgult kaotama kontrolli omaenda riigi üle. See osa algab 20. sajandi alguses, kuid enne seda peame kõigepealt minema tagasi umbes aastasse 1800. Sel ajal valitses Iraani veel Qadžaride dünastia. See oli kuningate perekond, kes valitses 17. sajandi lõpust kuni 20. sajandi alguseni. Euroopa inimesed nimetasid Iraani tol ajal tavaliselt Pärsiaks, kuid kohalikud elanikud on oma riiki juba ammu Iraaniks kutsunud. Iraani territoorium on suur, kuid keskvalitsus on nõrk, kuningal on vähe raha, paljud relvad on vananenud ja tema armee võitlusviisid on samuti aegunud. Iraanist põhja pool laienes kiiresti Vene impeerium. Venemaa tahtis kontrollida Kaukaasiat, piirkonda, mis asub Musta mere ja Kaspia mere vahel. See koht oli tähtis, sest see oli läbipääs Kesk-Aasiasse ja soojamatesse lõunapoolsetesse piirkondadesse. Kuid paljud maad, mida Venemaa tahtis endale saada, olid juba ammu Iraaniga seotud. Selle tõttu puhkesid 19. sajandi alguses 2 suurt sõda Kajari Iraani ja Venemaa vahel. Venemaa armee oli moodsam ja paremini organiseeritud. Iraan kaotas mõlemad sõjad ning oli sunnitud allkirjastama Gulistani lepingu 1813 aastal ja Türkmenchai lepingu 1828 aastal. Iraan kaotas väga palju. Venemaa sai endale alad, mis tänapäeval kuuluvad Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaani ja Dagestani koosseisu. Samuti viidi 2 riigi piir suuremas osas üle Arasi jõele. Iraan ei kaotanud ainult maid. Iraan pidi maksma Venemaale ka suure summa raha. Lisaks said Vene kaupmehed erikaitse ning ainult Venemaal lubati omada sõjalaevu Kaspia merel. See tähendab, Venemaa oli nüüd Iraanist võimsam. Seetõttu oli tal lihtne survestada lõrka ja rahapuuduses Qadžaride valitsust. Samal ajal kui Venemaa tugevnes põhjas, muretses Briti impeerium idas. Britid kontrollisid tol ajal Indiat, mis oli nende kõige olulisem ja üks rikkamaid kolooniaid. Britid kartsid, et Venemaa võib Kesk-Aasia, Afganistani ja Iraani kaudu Indiale läheneda. See oli eriti tähtis, oli Herati linn, mis asub tänapäeva Afganistanis. Briti jaoks võis see piirkond olla tee, mida mööda armee saaks Indiat rünnata. Sellest hoolimata Iraan püüdis Herati enda kontrolli alla saada, kuna see oli pikka aega seotud Pärsia kuningriikidega, kuid Suurbritannia takistas seda. 1856 aastal puhkes Anglo-Pärsia sõda. Britid tungisid mõnda Iraani piirkonda ja sundisid Qadžaride valitsust loobuma Herati nõudmisest. Sellest ajast alates jäi Iraan selgelt 2 võimsa impeeriumi vahele. Venemaa survestas Iraani põhjast ja Suurbritannia ründas neid lõunast ja idast, et kaitsta Indiat ja Pärsia lahe marsruute. See muutis 2 suure impeeriumi konflikti veriseks. See vastasseis Venemaa ja Suurbritannia vahel sai osaks niinimetatud suurest mängust. Nad võistlesid mõjuvõimu pärast Kesk-Aasias. Suurbritannia jaoks oli Iraan oluline India kaitsmiseks. Venemaa jaoks oli see tähtis kui tee lõunasse. Neil polnud vaja kogu Iraani vallutada. Riik on väga suur ja seal on palju mägesid. Seda on kallis ja raske valvata. Venemaal ja Suurbritannial oli lihtsam kontrollida Iraani tähtsaid otsuseid väljastpoolt. Qadžarite kuningad nägid, et nad võivad 2 impeeriumi konkurentsist kasu saada. Valitsusel oli raha vähe. See pidi rahastama paleed, armeed, kuningareise ja muid kulutusi. Seetõttu hakkasid kuningad andma enne nennume majanduslikke kontsessioone. Lihtsas keeles andis kuningas välismaalasele või välisfirmale erilise õiguse kontrollida ja teenida tulu mingist ettevõttest Iraanis. See võis olla pank, kaevandamine, teed, raudteed, telegraaf, tollid või ühe tootekaubandus. Selle eest annab välismaalane kuningale või valitsusele raha. Mõned projektid tõid Iraani uut tehnoloogiat ja infrastruktuuri, kuid suur osa tulust ja kontrollist läks välismaalastele. Sageli kasutati raha ka palee kuludeks ja kuninga isiklikeks kulutusteks. Selle asemel, et seda kasutada tavainimeste vajadusteks. 20. sajandi jooksul
kasvas Iraanis Vene ja Briti pankurite, inseneride arv, ärimeeste, diplomaatide ja sõdurite arv. Nad said mõju pankadele, kaubandusele, kommunikatsioonile ja teistele olulistele majandussektoritele. Britid aitasid rajada telegraafiliine, mis võimaldasid kiiret sõnumivahetust Indiasse, kuid see süsteem loodi peamiselt Briti impeeriumi vajaduste teenimiseks. Kui välismaalased teenisid raha ja elasid luksuslikes paleedes, jäi palju iraanlasi vaeseks. Järk-järgult tekkis tunne, et Iraan ei kontrolli enam tõeliselt oma maad, äri ega tulevikku. Ja kui kuningas üritas müüa kontrolli ühe riigi tähtsaima toote üle välismaalasele, ei jäänud inimesed enam vaikseks. Esimest korda ühinesid kaupmehed, usujuhid ja tavalised kodanikud, et vaidlustada kuninga võimu ja välismaiste impeeriumite mõju Iraanis. Iraani tollast juhti nimetati šahiks. See oli farsikeelne sõna kuninga kohta. Aastal 1890 andis Nasser al-Din Shah peaaegu kogu Iraani tubakatööstuse kontrolli ühe Briti ärimehe kätte 50 aastaks. See oli iraanlaste jaoks suur probleem. Paljud talunikud, kaupmehed ja ärimehed sõltusid tubakast, et elatist teenida. Tavaliselt kasutati seda ka kodudes ja avalikes kohtades. Uue kokkuleppe kohaselt pidi kogu tubaka kasvatamine, müük ja eksport käima läbi Briti ettevõtte. See tähendab, et välismaa ettevõtte hakkab kontrollima väga paljude iraanlaste elatist. Siin sai inimeste kannatus otsa. Kaupmehed ja usujuhid ühinesid, intellektuaalid ja tavalised kodanikud. Mõned poed suleti ja paljud inimesed lõpetasid tubaka tarvitamise. Tuntud usujuht Mirza Hassan Shirazi andis samuti välja fatva, mis keelas selle kasutamise. Seda järgiti laialdaselt isegi palee sees. Protestide ulatuse tõttu oli Shah 1892 aastal sunnitud lepingu tühistama. See võit oli oluline, sest iraanlased nägid, et nad suudavad kuningat ja välismaiseid ärimehi peatada, kui nad tegutsevad ühiselt. Tubakaprotestist sai üks esimesi suuri samme laiemas muutuste võitluses. 1905 aastal protestisid kodanikud taas. Nad ei tahtnud muuta ainult ühte ärilepingut. Nad soovisid piirata šahi võimu. Nad nõudsid põhiseadust või selgeid seadusi, mis määratleksid, kui kaugele ulatub kuninga võim. Samuti tahtsid nad parlamenti, et kodanikel oleksid esindajad seaduste loomisel ja valitsuse kulutuste üle otsustamisel. 1906 aastal nõustus Mozaffar al-Din Shah põhiseaduse ja parlamendi loomisega, mida nimetati Medžliseks. See oli üks esimesi konstitutsioonilisi revolutsioone Lähis-Idas. Esimest korda tekkis seaduslik viis šahi otsuste üle arutlemiseks ja salajaste välislepingute takistamiseks. Kuid hea algus ei kestnud kaua. Shah suri ja tema asemele tuli tema poeg Muhammad Ali Shah. Uus Shah ei tahtnud, et parlament piiraks tema võimu. Talle andis toetust ka Venemaa, kes kartis, et uus parlament vähendab nende mõju Iraanis. 1908 aastal piirasid Shahile lojaalsed väed Teherani parlamendi hoone ümber. Nad tulistasid seda kahuritega. Paljud konstitutsiooni toetajad tapeti, arreteeriti või piinati, kuid need, kes võitlesid konstitutsiooni eest, ei andnud alla. Väed kogunesid Iraani eri osadest. 1909 aastal sisenesid nad Teherani ja kukutasid Muhammad Ali. Parlament jäi alles, kuid sisetülid ning Venemaa ja Suurbritannia sekkumine nõrgestas seda pidevalt. Samal ajal kui iraanlased võitlesid oma enda valitsuse eest, sõlmisid kaks keisrit Iraani kohta kokkuleppe 1907 aastal. Briti ja Venemaa jagasid riigi piirkondadeks, kus nende mõju oli tugevam. Põhjaosa jäi Venemaa mõjusfääri, kaguosa kuulus Briti mõjusfääri. Keskele jäi ka osa, mida peeti neutraalseks. Iraani valitsustega rahvast ei konsulteeritud. Iraanist ei saanud küll otseselt kolooniat, kuid kaks impeeriumi kohtlesid seda nii, nagu võiksid nad selle omavahel ära jagada. Ainult aasta hiljem avastati nafta, mis muutis riigi veelgi väärtuslikumaks. 1908 aastal leiti suur naftamaardla Mashed Suleimani linnas Iraani edelaosas. Otsingud algasid pärast seda, kui 1901 aastal
Shah andis Briti investorile William Knox Starsile õiguse otsida ja ammutada naftat suurel osal riigist. Sellest sündis Anglo-Persian Oil Company. See ettevõte sai hiljem nimeks Anglo-Iranian Oil Company ja lõpuks sai sellest osa tänapäeval tuntud BP-st. Nafta oli Suurbritannia jaoks väga oluline. Tol ajal hakkas Briti merevägi kivisöe asemel järjest enam kasutama naftat laevade kütusena. Naftat oli lihtsam kasutada ja see aitas sõjalaevadel kiiremini liikuda. Seetõttu ei olnud Iraan enam lihtsalt tee Indiasse või tõkke Venemaa vastu. Sellest sai ka oluline kütuseallikas maailma tugevaimale mereväele. 1914. Aastal ostis Suurbritannia valitsus suure osa naftafirmast. Seetõttu muutus Iraani nafta otseselt oluliseks Suurbritannia julgeoleku ja sõjalise jõu jaoks. Kui 1914 aastal puhkes esimene maailmasõda, Iraan kuulutas välja neutraalsuse, see ei tahtnud ühegi riigi poolele asuda, kuid siiski tungisid Iraani Vene, Suurbritannia ja Osmanite impeeriumi väed. Nad kasutasid Iraani maad läbipääsuks ja lahinguväljaks. Põllumaad ja kaubandus hävitati. Sõdurid võtsid osa toitu ja loomi, haigused levisid samuti, samal ajal kui valitsus nõrgenes. Paljud iraanlased surid nälja, haiguste ja segaduse tõttu. Ajaloolaste hinnangud tegeliku arvu kohta on erinevad, kuid on selge, et sõda põhjustas tavalistele inimestele tohutut kahju. Pärast esimest maailmasõda kukkus vana Vene impeerium kokku ja moodustati Nõukogude Liit. Venemaa kohalolek Iraanis nõrgenes mõneks ajaks. Suurbritannia püüdis aga oma kontrolli tugevdada, eriti nafta ja valitsuse üle. Kuid järjest rohkem iraanlasi hakkas vastu seisma välismaisele sekkumisele ja nõrgale Qadžaride dünastiale. Segaduste keskel tõusis esile üks sõjaväeohvitser nimega Reza Khan. 1921 aastal aitas ta korraldada riigipööret, mis andis talle valitsuses suure võimu. Järk-järgult sai temast sõjaväejuht ja peaminister. 1925 aastal kõrvaldas parlament Qadžaride dünastia. Selle asendas Reza Khan, kellest sai Reza Shah Pahlavi. Reza lubas, et loob tugeva, kaasaegse ja iseseisva Iraani. Ta ehitas uusi teid, haiglaid, koole, tehaseid ja valitsushooneid. Tema valitsemisajal asutati ka Teherani ülikool ja ehitati Trans-Iraani raudtee, mis ühendas riigi põhja ja lõuna. Ta tugevdas riiklikku armeed ja keskvalitsust. Ta vähendas ka mõnede hõimujuhtide, kohalike valitsejate ja usukohtute võimu. Reza tahtis, et valitsus oleks tema käes. Mitte religioossed juhid ei oleks peamised seaduse ja poliitika kontrollijad. Ta sundis iraanlasi muutma oma riietust ja eluviisi, et näida tema arvates moodsad. 1936 aastal keelas tema valitsus avalikus kohas loori kandmise. Oli naisi, kes olid rahul, sest nad said paremini kooli ja tööle minna, kuid paljud olid sunnitud järgima ning mõned ei lahkunud enam kodust. Muutus ei olnud kõigi vabatahtlik valik. Valitsus rakendas seda politsei ja jõuga. Kui ta muutis Iraani moodsamaks, muutus Reza ise võimsamaks ja rangemaks. Ta vaigistas vastased, kontrollis meediat ja võttis parlamendilt palju tegelikke vabadusi. 1935 aastal palus tema valitsus teistel riikidel kasutada ametlikes suhetes nime Iraan Pärsia asemel, kuid ta ei suutnud täielikult kõrvaldada teiste riikide mõju. Kui algas teine maailmasõda, Iraan kuulutas taas välja neutraliteedi. Riigis töötas tol ajal palju Saksa tehnikuid ja ärimehi. Kui Saksamaa ründas 1941 aastal Nõukogude Liitu, Briti ja Nõukogude Liit hakkasid kartma, et Saksamaa võib kasutada Iraani nende vastu. Abadani naftarafineerimistehas oli samuti Suurbritannia jaoks väga oluline. Nõukogude Liit vajas Iraanis turvalist läbipääsu, et saada relvi ja varustust oma liitlastelt. Suurbritannia ja Nõukogude Liit nõudsid Reza Shahilt, et ta saadaks enamik Saksa kodanikke riigist välja. Ta ei täitnud kohe kõiki nende nõudmisi. 1941 aasta augustis tungisid Briti ja Nõukogude väed Iraani. Iraani sõjavägi kaotas kiiresti. Reza Shah sunniti troonist loobuma ja ta saadeti riigist välja. Tema asemel sai valitsejaks tema 22-aastane poeg Muhammad Reza Pahlavi. Iraanlased nägid taaskord, kuidas nende riigis asjad käivad. Kuningas vahetus mitte rahva otsusel, vaid sellepärast, et seda soovisid võimsad välisriigid. Liitlased kasutasid Iraani kui Pärsia koridori, olulist toiduaine, sõiduki, relva ja muu varustuse teed Nõukogude Liitu. Kui teine maailmasõda lõppes, nõrgenes uue šahi kontroll. Selle tõttu tugevnesid taas parlament, erakonnad ja ajalehed ja organisatsioonid, mis nõudsid tõelist vabadust.
Kuid suurim probleem jäi alles. Briti kontrolli all olev Anglo-Iraani naftakompanii jätkas tohutute naftakoguste võtmist Iraanist. Suurbritannia teenis rohkem kui paljud iraanlased sellest kasu said. Briti ettevõte kontrollis ka rangelt suurt rafineerimistehast Abadanis. Paljude Iraani tööliste olukord oli raske, samal ajal kui Briti töötajatel olid paremad elamud ja teenused. Seetõttu sai naftast pikaajalise välisriikide sekkumise sümbol. Sel ajal tõusis esile poliitik Mossadegh. Mossadegh oli advokaat, endine valitsusametnik ja pikaajaline põhiseaduse toetaja. Ta uskus, et parlament peaks šahi kontrollima ja Iraan peaks ise oma loodusvarasid haldama. Ta ei tahtnud, et Suurbritannia asemel tuleks lihtsalt mõni teine suurriik. Ta soovis, et Iraan saaks ise oma otsuseid teha. 1940-ndate lõpus juhtis Mossadegh rahvuslikku rinnet, mis oli rühm rahvuslasi, liberaale ja teisi poliitilisi toetajaid, kes ühinesid, et lõpetada välisriikide kontroll Iraani nafta üle. Iraani valitsus püüdis saada suuremat osa Anglo-Iraani naftakompanii tuludest. Kuid Mossadeghi jaoks ei olnud tulude jagamine piisav, sest tema arvates kuulus nafta Iraanile. Seetõttu pidi Iraan ise seda kontrollima. 1951 aastal toetas parlament naftatööstuse natsionaliseerimist. Natsionaliseerimine tähendab seda, et valitsus võtab eraettevõtte üle, et see läheks riigi kontrolli alla. Varsti sai Mohammad Mossadeghist peaminister. Esmapilgul tundus, et iraanlaste pikk võitlus oli edukas. Parlamendi toetatud juht astus vastu kõige võimsamale impeeriumile, mis oli nende maalt kaua kasu lõiganud. Kuid Suurbritannia ei olnud nõus lihtsalt oma naftafirmast loobuma. Ja kui võitlus nafta pärast muutus ägedamaks, astus Iraani loosse ka Ameerika Ühendriigid. Ühes operatsioonis, mis muudab riigi käekäiku ja hävitab paljude iraanlaste usalduse lääne demokraatia vastu. Kui üha rohkem kostis üleskutseid, et Iraan peaks ise oma naftat kontrollima, 1951 aasta märtsis tapeti peaminister Hadž Ali Razmara, kes oli vastu sellele, et valitsus võtaks naftatööstuse kohe enda kontrolli alla. Pärast seda kasvas veelgi toetus Mohammad Mossadeghile. 1951 aasta aprillis valis parlament tema peaministriks. Varsti võeti vastu seadus, mis andis naftatööstuse Iraani kontrolli alla. Paljude iraanlaste jaoks ei olnud küsimus ainult rahas. Nafta sai sümboliks. Suurbritannia oli juba ammu teeninud Iraani rikkustelt kasumit, samal ajal kui iraanlastel endil oli oma nafta üle vaid väike kontroll. Suurbritannia keeldus niisama lihtsalt äri loovutamast. Nad eemaldasid Briti töötajad suurtelt rafineerimistehastelt Abadanis ja takistasid Iraani nafta müüki teistesse riikidesse. Selle tõttu peatus nafta eksport peaaegu täielikult ja valitsus kaotas suure osa oma tuludest. Ameerika Ühendriigid ja Maailmapank püüdsid lepingut sõlmida. Britid olid valmis suurendama Iraanile makstavad summad, kuid ei soovinud täielikult kontrollist loobuda. Mossadeghi arvates pidi Iraan ise oma naftat haldama. Kui majandus halvenes, algas samal ajal külm sõda Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu vahel. Iraanis oli kommunistlik partei nimega Tudeh partei. Mossadegh ei olnud kommunist, kuid Ameerika Ühendriigid kartsid, et tema valitsus võib nõrgeneda ja Iraan sattuda Nõukogude Liidu mõju alla. Britid susutasid seda hirmu, et veenda ameeriklasi aitama Mossadeghi kukutamisel. 1953 aastal Briti luure ja Ameerika CIA ühendasid jõud salajases operatsioonis, mida nimetati operatsioon Ajaxiks. CIA andis raha poliitikutele, ajalehtedele, sõjaväeohvitseridele ja korraldajatele. Mõned ajalehed avaldasid Mossadeghi vastaseid lugusid. Korraldati ka tasustatud meeleavaldusi, et näidata, nagu oleks tema toetus kadumas. Nad kasutasid šahi võimu, et eemaldada Mossadegh peaministri kohalt. Alguses plaan ebaõnnestus. Šah põgenes isegi Iraanist välja, kuid operatsioon ei peatunud. 19. augustil 1953 toetasid šahi mõned sõjaväeosad. Teheranis toimusid lahingud ja lõpuks kukutati Mossadeghi valitsus. Ta arreteeriti ja anti sõjaväekohtu alla. Talle määrati 3 aastat vangistust ning pärast seda pandi ta koduaresti kuni oma surmani. Šah Mohammad Reza Pahlavi naasis Iraani tagasi ja tema võim tugevnes veelgi. Selle riigipöörde mõju oli tohutu. Paljude iraanlaste jaoks see näitas, et kui nad üritasid oma naftat kontrollida parlamendi ja populaarse peaministri kaudu, aitasid Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid teda kukutada. Pärast riigipööret moodustati rühm naftafirmasid Suurbritanniast, Ameerika Ühendriikidest, Hollandist ja Prantsusmaalt. Nafta kuulus küll ametlikult Iraanile, kuid välisfirmadel oli endiselt suur kontroll tootmise ja müügi üle.
Sellest ajast alates sai Ameerika Ühendriikidest tema peamine toetaja. See andis talle raha, relvi, väljaõpet ja poliitilist toetust. Iraan oli Ameerika jaoks oluline, sest see asus Nõukogude Liidu lähedal ja seal oli palju naftat. Kuid samal ajal, kui tema võim kasvas, nõrgenes vaba poliitika. Ta kontrollis valimisi ja meediat. Ta vaigistas ka poliitilised vastased. Tema salapolitsei loodi samuti. See jälgis üliõpilasi, ajakirjanikke, usujuhte ja parlamendiliikmeid, kommuniste, rahvuslasi ja teisi, kes olid valitsuse vastu. Paljud arreteeriti, vangistati ja piinati. Selle tõttu kartsid inimesed tema vastu sõna võtta. Koos range valitsemisega käivitas ta 1963 aastal Valge revolutsiooni. Selle hulka kuulus maa jagamine mõnele talunikule, naistele valimisõiguse andmine, koolide, haiglate, teede, tehaste ja teiste projektide rajamine. Paljud naised said õppida ja töötada. Kasvas ka keskklass ja ülikoolis õppinute arv suurenes. Aga kasu ei olnud võrdne. Paljud talunikud said maad, kuid see oli nii väike, et sellest ei saanud elatist. Seetõttu kolisid nad linnadesse. Kuigi kaasaegseid hooneid tuli juurde, kasvas ka vaeste kogukondade arv. Paljud traditsioonilised kaupmehed ja usujuhid kaotasid samuti oma endise võimu. Üks tema tugevamaid vastaseid oli šiidi usujuht Ruhollah Khomeini. Ta kritiseeris Valget revolutsiooni, Shahi lähedasi suhteid Ameerika Ühendriikidega ja valitsuse ranget kontrolli. Khomeini jaoks ei olnud moderniseerimine tõeline vabadus, kui Iraan sõltus endiselt välisvõimust ja inimesed ei saanud vabalt rääkida. 1963 aasta juunis ta arreteeriti pärast tulist kõnet Shahi vastu. Tema toetajad protesteerisid ja valitsus kasutas sõdureid nende takistamiseks. 1964 aastal kritiseeris Khomeini taas seadust, mis andis teatud Ameerika sõjaväelastele Iraanis erilise õigusliku kaitse. Paljude iraanlaste jaoks see meenutas vanu lepinguid, mis andsid välismaalastele eristaatuse. Selle tõttu saadeti Khomeini Iraanist välja. Isegi välismaal olles saatis ta jätkuvalt oma kõnesid kassettide kaudu. Neid kopeeriti salaja ja jagati mošeedes, poodides, koolides ja kodudes. Samal ajal rikastus Iraan kiiresti tänu nafta hinnatõusule. 1970-ndatel ta algatas suuli projekte ja ostis Ameerika Ühendriikidest hulgaliselt kaasaegseid relvi. Iraanist sai üks tugevamaid sõjalisi jõude Lähis-Idas, kuid kiiresti tõusid ka kaupade ja elamute hinnad. Korruptsioon kasvas ning lõhe rikaste ja vaeste vahel suurenes. Paljud pered elasid raskustes. Nad nägid kuningliku perekonna luksuslikku elu. 1970-ndate lõpuks oli palju rühmitusi, kes olid tema vastu. Nende hulka kuulusid usklikud, konservatiivid, kommunistid, natsionalistid, liberaalid, üliõpilased, töölised, haritlased ja ärimehed. Nad soovisid eri riigikorda, kuid olid ühel meelel ühes asjas. Shah pidi lahkuma. 1978 aastal protestid levisid üle kogu Iraani. Kui mõni demonstrant suri, toimus 40 päeva pärast uus kogunemine. See on šiitide traditsioon. Sageli viis see uue vägivallani, mistõttu protestid paisusid üha suuremaks. 1978 aasta 8. septembril julgeolekujõud avasid Teheranis demonstrantide pihta tule. Seda päeva tuntakse kui musta reedet. See hävitas veelgi rohkem inimeste usalduse Shahi vastu. Valitsus kuulutas välja sõjaseisukorra, kuid protestilaine ei peatunud enam. Töölised liitusid streigiga tehastes, pankades, valitsusasutustes ja naftatööstuses. Kui naftatöölised töö katkestasid, kaotas valitsus suure osa oma tuludest. Shah üritas peaministrit vahetada ja lubas korruptsiooni ning kuritarvitusi parandada, kuid kõik oli juba liiga hilja. 16. jaanuaril 1979 lahkus Shah Iraanist. Ta ütles, et tema lahkumine on ajutine, kuid ta ei saanud enam kunagi tagasi tulla. 1. veebruaril naasis Ruhollah Khomeini Teherani pärast peaaegu 15 aastat pagendust. Miljonid inimesed tulid teda tervitama. Kukkus monarhia, mis oli Iraanis aastakümneid valitsenud, kuid erinevad rühmitused, kes olid Shahi vastu ühinenud, unistasid riigile erinevatest tulevikest. Mõned tahtsid demokraatiat, teised soovisid sotsialistlikku valitsust. Mõned tahtsid, et islam oleks seaduste ja poliitika peamine alus. Seetõttu pärast Shahi kukutamist algas veelgi suurem võitlus. Kes tegelikult juhib uut Iraani? Kui Ruhollah Khomeini Iraani naasis, kukkus lõplikult kokku monarhia järele jäänud võim. Paljud sõdurid keeldusid vana valitsust kaitsmas, kuid erinevatel rühmadel, kes Shahi kukutasid, polnud ühtset nägemust, mida asemele panna.
mõned tahtsid demokraatiat, teised sotsialistlikku valitsust. Oli ka neid, kes soovisid islamil põhinevat valitsust. Kõige tugevam ja organiseeritum oli Khomeini rühm. Neil olid laialdased sidemed mošeede, usuliidrite, ärimeeste ja tavaliste kodanikega. 1979 aasta aprillis iraanlased hääletasid selle poolt, et muuta riik islami vabariigiks. Uues süsteemis saavad inimesed endiselt hääletada presidendi ja parlamendi poolt, kuid kõrgeimal positsioonil on ülemjuht. Üks šiitlik usuliider, kes on võimsam kui president. Ülemjuhil on suur kontroll sõjaväe, kohtusüsteemi ja luure üle. Riigi meedia ja oluliste riiklike otsuste üle on olemas ka valvenõukogu, mis kontrollib seadusi ja kandidaate, kes soovivad kandideerida. Seetõttu toimuvad Iraanis valimised, kuid mitte kõiki süsteemi vastaseid ei lubata kandidaatideks. Samal ajal süvenes viha Ameerika Ühendriikide vastu. 1979 aasta novembris Iraani üliõpilased tungisid Teheranis asuvasse Ameerika saatkonda. Kokku võeti alguses kinni 66 ameeriklast. Hiljem jäid neist 52 pantvangi 444 päevaks. Saatkonna hõivanute jaoks oli oht, et Ameerika aitab taas šahi, nagu see juhtus 1953 aastal. Pantvangi kriisi tõttu purunesid Iraani ja Ameerika Ühendriikide suhted täielikult, samal ajal kui uut valitsust moodustati. Khomeini toetajad nõrgestas ka teisi revolutsioonis osalenud gruppe. Vastaste ajalehed suleti. Paljud endised ametnikud, liberaali, kommunistid ja kriitikud arreteeriti, tapeti või sunniti põgenema. Valitsus kehtestas ka ranged usulised reeglid, sealhulgas riietumisreeglid naistele. Islami vabariigi kaitsmiseks loodi islami revolutsiooniline kaardivägi ehk IRGC. Iraanil on endiselt ka tavaline armee, kuid IRGC loodi spetsiaalselt usulise valitsuse kaitsmiseks. Sellel on oma maavägi, merevägi, raketid, luureüksused ning suur mõju äris ja poliitikas. Sellega on seotud Baži, vabatahtlik miilits, millel on võrgustik koolides, töökohtades, külades ja naabruskondades. Seda kasutatakse sõja ajal ja vajadusel protestide mahasurumiseks. Ei läinud kaua, kui see seisis silmitsi suure katsumusega. Uus valitsus pandi proovile. 1980 aasta septembris ründas Iraak Saddam Husseini juhtimisel Iraani. Iraak arvas, et Iraan on revolutsiooni tõttu nõrk, kuid iraanlased võitlesid vastu ja sõda kestis 8 aastat. Väga palju inimesi hukkus. Linnad ja naftarajatised hävitati. Iraak kasutas ka keemiarelvi. Selle asemel, et islamivabariiki kukutada, aitas sõda sellele hoopis kaasa, et seda tugevdada. IRGC ja Baži kasvasid, samal ajal kui valitsuse vastaseid hakati kergemini vaenlase liitlasteks nimetama. Kui sõda lõppes 1988 aastal ja islamivabariik jäi võimule, suri Khomeini 1989 aastal. Tema loodud süsteem jätkus ka järgmise ülemjuhi all. Iraan kasutas samuti relvastatud liitlasrühmitusi teistes Lähis-Ida piirkondades. Nende hulka kuulusid Hezbollah Liibanonis ning teised rühmitused Iraagis, Süürias, Jeemenis ja Palestiina aladel. Neid nimetatakse proksirühmitusteks. Nad ei kuulu Iraani regulaararmee koosseisu, kuid võivad saada raha, väljaõpet, relvi või poliitilist toetust Iraanilt. Iraani jaoks on nad kaitse Ameerika Ühendriikide vastu, Iisraeli ja teiste vaenlaste vastu. Nende vaenlaste jaoks kasutab Iraan neid oma mõju laiendamiseks ja piirkonnas segaduse tekitamiseks. Ka Iraani tuumaprogramm on olnud konfliktide keskmes. Iraan väidab, et see on mõeldud energia ja teadusuuringute jaoks, kuid Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja teised riigid kardavad, et see võib anda Iraanile võimaluse tuumarelva valmistamiseks. Keegi ei saa kindlalt öelda, et Iraanil on juba tuumapomm. Suur küsimus on, kui lähedal nad on selle valmistamise võimele, kui valitsus selleks otsustab. Selle tõttu kehtestati Iraani vastu sanktsioonid. Nafta eksporti piiratakse, pangandust, äritegevust ja kaubandust. See avaldas mõju majandusele ja tavaliste inimeste elule. Samal ajal jätkuvad riigis protestid. Iraanlased protestisid korruptsiooni, vaesuse, valimiste, tööpuuduse, hindade tõusu ja rangete naistevastaste reeglite vastu. 2022 aastal puhkes ulatuslik protestilaine pärast Mahsa Amini surma. 22-aastane naine, kelle moraalipolitsei arreteeris, väidetavalt selle eest, kuidas ta hijaabi kandis. Valitsus kasutas protestide mahasurumiseks interneti sulgemist ja julgeolekujõude.
IRGC ja Basi kasutati meeleavalduste takistamiseks. Siit on näha, miks on Islamivabariiki raske kukutada. See ei sõltu ainult ühest juhist. On ülemjuht, valvenõukogu, kohtusüsteem, luureagentuurid, riigimeedia, IRGC, Basij ja usuvõrgustikud, mis kõik koos kaitsevad süsteemi. Kui üks ametnik kaob, on alati keegi teine valmis tema asemele astuma ja sama valitsust jätkama. Kuid oluline on eristada Iraani valitsust Iraani rahvast. On neid, kes toetavad Islamivabariiki. Mõned tahavad muuta ainult teatud osi sellest. Paljud nõuavad suuremat vabadust või täiesti uut süsteemi. Rohkem kui 200 aasta jooksul on Iraan korduvalt kogenud sõdu, riigipöördeid, sanktsioone ja suurriikide sekkumist. Islamivabariik kasutas seda ajalugu, et öelda, et Iraan vajab ranget valitsust, et välisriigid ei saaks enam riiki kontrollida. Kuid samal ajal, kui süsteem kaitseb riiki välisjõudude eest, see kontrollib rangelt ka omaenda kodanikke. Seega ei ole moodsa Iraani lugu ainult religioonist. See on ühe riigi lugu, mis on kaua võidelnud selle nimel, et välisriigid teda ei kontrolliks, samal ajal kui tema kodanikud jätkavad võitlust oma vabaduse eest omaenda riigis.